Kolmas äärmiselt tähtis teema on koolilapse töökoha valgustus. Miks mitte ka töökoha valgustus üldse? Vaatame Hector Lightist kvaliteetseid, sealhulgas ka disaini klassikaks kujunenud lauavalgusteid, mis kestavad läbi elu. Ja uurime insener Tiiu Tammelt, mis teeb ühest valgustist ikkagi sellise, mis on silmatervisele vajalik. Kaks kõige tähtsamat asja inimese jaoks või lapse jaoks, kes laua taga istub ja näiteks õpib, on ju valgus ja on toolid või tool, millel ta istub. Toolidest me oleme juba rääkinud, aga räägime nüüd valgusest. Mis on kõige tähtsam? Kuidas valida endale töövalgustit? No kui me räägime nüüd lauavalgustist, siis lauavalgustil on kõige olulisem asi see, et valgusti peaks ära valgustama kogu tööala. Kui õpilasel on ees õppevihik ja on õpik, siis ei piisa sellest, et mingi väike ala valgustada, vaid tuleb valgustada mõlemad. Et näete, see annab ilusasti hästi laialt valguse. Terve laud põhimõtteliselt. Täiesti ilusti ja samas istudes tooli peal ei paista see lamp meile silma samuti. Kui nüüd mingisugune lamp jääb valgustist välja paistma meile silma, siis hakkab ta tekitama räigust, räigus on valuaisting ja igasugune valu teadagi, kuhu see viib. Aga kui me räägime nüüd sellest valguse värvustemperatuurist, siis kui tähtis see on? Valguse näivvärv ehk siis värvsustemperatuur, nagu spetsialistid teda nimetavad, on üsna oluline. Hõõglamp meenutab meile sellist kollast päikeseloojangut. Paraku meie organism reageerib sellisele kollasele valgusele selliselt, et vaheajus asuv käbinääre hakkab eritama vereringesse unehormooni. Ja nüüd kujutage ette olukorda, laps on käinud 3 trennis, õhtul enne magaminekut on siis viimane aeg õppida ja kui ta hakkab sellises kollases valguses õppima, jõuab ta selleni välja, et ta loeb mehaaniliselt, aga siia midagi ei jõua. Kui nüüd valida näiteks hoopiski valge spektriga valgus, siis seal on selle spektril sinist komponenti rohkem, sinise valguse komponenti. Ja see tähendab seda, et laps on ärkvel, ka täiskasvanud inimesed täpselt samamoodi, nad on ärkvel, nad kiiresti mõistavad seda, mida nad teevad, aga siin on üks aga. Mida rohkem seda sinist spektri osa on meie lambi spektris, seda aktiivsemad me oleme ja kui me jällegi õpime õhtul, sisuliselt surutakse see melatoniini ehk unehormooni vereringesse sattumine maha, võib juhtuda, et magamine sund ei tule. Osade lampide puhul on vaja seda teada, et kui nad hakkavad värelema, siis värelus on see, mis toob epilepsiahood koheselt esile. Migreenihaiged kannatavad peavalude käes sagedamini ja ka keskendumisraskused võivad tekkida. Ja selleks, et nüüd aru saada, et kas valgus väreleb või mitte, on tõepoolest hästi lihtne variant. Võtame oma telefoni kaamera ette ja suuname selle valgusallika peale. Laualampide puhul see väga hästi välja ei tule, sest nad on nii pisikesed. Aga kui me suuname talle peale, siis me näeme läbi selle kaamera, kas värelust on või ei ole. Hõõglamp värelust ei anna, seetõttu siit me seda värelust ei näe. Tiiu, LED-lampid, et mida sina nendest arvad? Hea variant või mitte? Kõige tähtsam on see, et see lamp peab olema ikkagi tuntud tootja oma, kelle toodet võib usaldada, kuna turul on ka väga halbu LED-lampe ja kui ta on markeerimata, ei ole näha, kes on tootnud, siis parem mitte osta. Aga LED-lambil on isegi siis, kui ta annab kollast näivat valgust, siin annab ka kollast näivat valgust, on tegelikult oma sinine piik olemas. Ja see võib olla valgustundlikele inimestele täiesti probleemiks õhtul töötada LED-valguses. Kes on valgustundlikud? Valgustundlikud on noored kindlasti ja osad inimesed, kes on tõesti väga tundlikud. Ülitundlikke on maailmas väga vähe, on kuskil 0,5%, aga tundlikke inimesi siiski on. Hector Lightis on siin ju väga-väga suur valik erinevaid valgusteid ja kuidas siis kõige õigem valida? Kas sina leidsid sellise kõige võib-olla õigema valgusti töölauale lapsele? Peab ütlema, et ma käisin siin rohkem noriva pilguga ringi, aga ma leidsin tõesti 2 lemmikut. Üks lemmik, mis jäi teisele kohale, on see valgusti. Just nimelt sellepärast, et ta annab ilusasti kaugele selle valguse kätte, tal on asümmeetriline reflektor ja ta ei jää silma paistma. Mis talle ette saab heita, on see, et mul ei ole võimalust valgust ise valida, valguse näivat värvi. Aga teine, millel on võimalik ise otsustada, kas ma tahan
panna sinna kollast valgust, tahan ma panna sinna hõõglampi, halogeenlampi, säästulampi või LED-lampi, siis see on täiesti minu valik on jäetud vabaks, ma pean lihtsalt arvestama, et see lamp mahuks siia sisse, asub ta ise hästi kaugel, tal on pikk konsool ja siin on veel üks eelis, mis mulle meeldis kangesti, siin üleval on auk, kust osa valgust läheb üles lakke. Ehk teiste sõnadega natuke peegeldub veel tagasi sealt laest, sest laed on kodudes suhteliselt madalal, enamasti on nad valged ja ta annab natuke siia ka töökoha ümbrusesse lisavalgust. Et see on hästi oluline. Et see mulle kangesti ka meeldis. Kui ma nüüd lähen poodi lampi valima, siis kuidas ma tean, milline on selline lamp, mis annab sooja valgust, milline annab külma valgust? Lambitootjad on kohustatud oma lambipakendile märkima alati värvsustemperatuuri, mis tavainimesele ei ütle mitte midagi. Aga lisaks nad kasutavad sümbolite keelt. Siin on näha ühe lambipakendil, et on ära toodud valguse spekter või näiv värv kollasest kuni sinise valguseni ja siin on tehtud sellise hele kollase ristküliku juurde väikene märge, mis näitab, et tegemist on sellise soojema spektriga.